soovisid alustada? Tere, mina olen Karin Tõnisson-Alev, olen Järva vallasekretär, aga sellel nädalal olen mina Järva vallas valimisjuht. Tänasest algab Riigikogu valimiste nädal ja praegu asun siin Järva-Jaani teeninduskeskuses, kus seatakse üles valimisjaoskonna hääletusruumi. Ja see on valimisjaoskond number 1 ja see jaoskond teenindab kõiki inimesi, kes täna Järva-Jaani satuvad või kes siia ka eraldi kohale sõidavad ja kes soovivad hääletada pabersedeliga. Järva vallas on Riigikogu valimisteks moodustatud 5 jaoskonna komisjoni ja komisjon number 1, kus me siis praegu viibime, tegeleb ka väljaspool ringkonna järgset elukohta hääletajatega. See tähendab seda, et kui Tallinna, Tartu või Võru inimene soovib hääletada pabersedeliga, siis tema saab seda teha siin ja täna Järva-Jaanis. Esmaspäevast neljapäevani ongi Järva-Jaani teeninduskeskuses avatud hääletamisruum ja reedest alates on avatud kõik meie 5 hääletamisruumi, ehk siis lisaks Järva-Jaanile tegutsevad need veel Järva valla põhjapiirkonnas, siis Koerus, Koigis ja Imaveres. Ja olen küll lehte mitmel korral kirjutanud, vallalehte, et kus asuvad meie hääletusruumid, aga mõtlesin, et täna ehk peaks veel üle kordama, et kus siis sellel korral meie hääletusruumid asuvad. Et esimene hääletusruum on siis Järva-Jaanis, aga see komisjon jaguneb laupäeval 2, et üks osa jaoskonna komisjonist tegutseb siin Järva-Jaanis, aga teine osa sõidab välja Peetrisse ja seal Peetri kooli hoones avatakse ka hääletamisruum. Valimisjaoskond number 2 tegutseb siis reede, laupäev, pühapäev. Kõigil nendel 3 päeval on avatud hääletamisruum Aravete raamatukogus. Ja muudatus on siis võrreldes eelmiste valimistega, mis olid 21. aastal. Ja muudatus seisneb selles, et kui varem pühapäeval oli hääletamisruum Aravete kultuurimajas, siis sellel korral on kõigil 3 päeval ehk reede, laupäev, pühapäev hääletamisruum Aravete raamatukogus. Ja muudatus on tingitud siis sellest, et Aravete raamatukogusse pääsevad väga hästi ligi ka inimesed, kellel on liikumisraskused, puudega inimesed, ratastooli inimesed ja ka lapsevanemad lapsevankriga, sest seal on olemas tõstuk, mis viib siis kenasti raamatukogu ruumide tasandile. Ja see on inimestele mugavam hääletamiskoht. Siis Aravete jaoskonna komisjon sõidab reedel välja Amblasse ja seekord on siis hääletusruum Ambla kultuurimajas. Ja komisjon sõidab laupäeval välja Albusse ja Albu rahvamajas toimub hääletamine. Ehk siis ka Aravete komisjon jaguneb 2, et kõigil 3 päeval töötab hääletamisruum Aravetel ja üks osa komisjonist sõidab siis reedel välja Amblasse ja üks osa komisjonist sõidab laupäeval välja Albusse, et ka nende piirkondade elanikud saavad siis mugavalt kodu lähedal pabersedeliga hääletamas käia. Valimisjaoskond number 3 asub Koeru teeninduskeskuses ja Koerus on ta olnud pikka aega, et selle piirkonna inimesed, kes seal lähedal elavad või ka poes käivad, siis saavad minna hääletama Koeru teeninduskeskusesse. Valimisjaoskond number 4, see on Koigi piirkond, töötab selliselt, et reedel ja pühapäeval on hääletamine Koigi teeninduskeskuses, aga laupäeval sõidab komisjon välja Päinurme ja läheb siis Päinurme rahvamajasse. Et kui varem oli meil Päinurmes hääletamine päevakeskuses, siis kuna vald müüs selle hoone ära, siis meil enam seal hääletamisruume ei ole ja ka sellepärast oleme
liikunud siis Päinurme rahvamajja, et ka sinna on mugavam juurdepääs siis puuetega või erivajadustega inimestel või ka siis lapsevankriga vanematel. Ja valimisjaoskond number 5 asub Imavere teeninduskeskuses ja kõigil 3 päeval, siis reedest pühapäevani asub ta seal, ta ei liigu mitte kuskile. Nüüd kellaaegadest, et eelhääletamise päevadel ehk siis esmaspäevast laupäevani avab hääletamisruum oma töö või asub tegutsema kell 12. Ja valimispäeval ehk siis pühapäeval 5. märtsil asuvad kõik tööle kell 9. Eelhääletamise päevadel on siis tööaeg kella 12 õhtul kella 8 ja valimispäeval siis hommikul kella 9 õhtul kella 8. Kodus hääletamist korraldavad meil kõik jaoskonnakomisjonid. Ja selleks, et tellida endale kodus hääletamine, tuleb siis helistada kas vallasekretäri numbrile või siis jaoskonnakomisjoni esimehe numbrile, tuleb öelda oma nimi, oma isikukood, elukoht ja telefoninumber ja siis pannakse taotlus kirja. Kui keegi saab esitada oma taotluse paberkandjal, siis võtame vastu ka paberil taotlusi, aga varasem praktika on näidanud, et pigem siiski helistatakse. Ja telefoninumbrid on ära toodud Järva valla lehes avaldatud artiklites, aga ütlen siis veel, et minu telefoninumber on 53 04 09 80 ja minu asetäitja on Jaanika Aava ja tema telefon on 50 52 932. Et nendele telefonidele saab helistada, aga samuti saab helistada siis jaoskonnakomisjonide telefonidele ja need numbrid on ära toodud valija teabelehes. Et seal on ka informatsioon valimiste kohta, millest mina ka täna räägin. Ja kodus hääletamine võib siis toimuda reedest pühapäevani. Tavapäraselt inimesed soovivad, et hääletamiskomisjon läheb ikkagi koju pühapäevasel päeval ja me oleme ka nii varasemalt korraldanud. Ja kodus hääletamise taotlusi saab siis pühapäeval kuni kella 2 esitada, et pärast kella 2 me enam taotlusi vastu võtta ei saa ja siis komisjonid liiguvad mööda inimeste elukohtasid ja toimub kodus hääletamine. Palve on veel, et kodus hääletajatele, et kui teil on olemas kodus endal maskid, et siis võiksite need ette panna ja ka meie komisjon kannab isikukaitsevahendina maske just sellepärast, et vältida võimalikku viiruse levikut või võimalikku haiguse levikut. Et see on iseenese kaitseks. Aga kui kodus maski ei ole, siis me anname ka komisjonile maskid kaasa, ehk siis, et te võite küsida komisjoni liikmete käest endale maski, aga kindlasti kannavad maske komisjoni liikmed. Nii. Hääletamise koha poolest on siis niimoodi sellel korral, et kuna meil toimub hääletamine ringkonnas ehk Järva ja Viljandimaa on üks ringkond, siis ka näiteks pühapäeval, kui Viljandi inimene sõidab kas siis Imaverre või Koigisse või Koeru või Järva-Jaani, ka tema saab pühapäeval hääletada Järva valla territooriumil, just sellepärast, et me oleme üks ringkond. Kasutusel on elektrooniline valijate nimekiri. Nii oli see ka 2 aastat tagasi kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. Ja kui hääletaja tuleb jaoskonnakomisjoni hääletamisruumi, siis tal peab kaasas olema isikut tõendav dokument ja see peab olema kehtiv. Et komisjon kontrollib seda dokumenti ja vastavalt siis skänneeritakse dokumendil olev see ribakood ja sellega leitakse nimekirjast üles inimese nimi. Ja inimeselt võetakse siis allkiri hääletamise kohta, et kuna nimekiri on elektrooniline, siis nimekirja peale kirjutada ei saa,
aga on olemas selline lisaleht, kuhu inimene saab panna oma allkirja ja elektroonilisest valijate nimekirjast antakse igale inimesele kindel numbrikombinatsioon, ehk siis jaoskonnakomisjoni liige kirjutab sellele allkirjalehele inimese numbrikombinatsiooni, tema allkiri ja siis ongi näha, et on toimunud siis see valija arvestus. Et selle järgi saab hiljem vajadusel kontrollida, kas see valijate arvestus on õige. Hääletada saavad nendel valimistel kõik Eesti kodanikud, kes on valimispäeval saanud 18-aastaseks. Et kui keegi saab pühapäeval 18-aastaseks, siis ta saab tulla valimispäeval valida. Komisjonid loevad pühapäeva õhtul kokku kõik hääletamissedelid ja pakivad need ja annavad siis pühapäeva öösel üle valla valimiskomisjonile. Ja mina olen koos siis komisjoni esimehe asetäitjaga, oleme pühapäeva öösel ootel valmis siin neid dokumente vastu võtma ja tuuakse siis meile hääletamissedelid, mis on pitseeritud kastides. Meie säilitame neid üle öö ja esmaspäeval 6. märtsil kell 10 alustab tööd siis valla valimiskomisjon ja me loeme hääled teistkordselt üle. Häälte lugemine 6. märtsil on avalik, et kes siis soovib tulla vaatama, kuidas me hääli üle loeme, siis saab seda tulla siia Järva-Jaani teeninduskeskusesse teisele korrusele ülesse saali ja seal ta siis näeb, kuidas valla valimiskomisjon tegutseb. Nii palju veel siis, et nendel valimistel oleme meie valimisringkond number 8, mis on siis Järva- ja Viljandimaa. Kokku on meil kandidaate 67 ja kirjutasin välja ka, et siis palju siis on erakondade kandidaate. Parempoolsetel on 9 kandidaati, Eestimaa Rohelistel 3, Isamaa erakonnal, Sotsiaaldemokraatlikul erakonnal, EKRE-l, siis on Eesti 200, Reformierakonnal ja Keskerakonnal, igal erakonnal on 9 kandidaati ja meil on ka üks üksikkandidaat. Et igas jaoskonnakomisjoni hääletamisruumis on siis valijatele hääletamiseks üles seatud sellised hääletuskabiinid, aga meil on korraldatud ka nii, et ka laua peale pannakse selline hääletussirm ja inimene, kes ei saa püsti seista, kas oma tervise või ea poolest või kui ta ei ulatu näiteks või tal on mugavam hääletada istudes laua taga, siis ta saab minna laua taha ja tema ees on sirm, seal sirmil seespool on nimekirjad, kandidaatide nimekirjad ja ta saab mugavalt kasutada ka siis seal sirmi taga hääletamist. Et rohkem ma ei oskagi nende valimiste kohta midagi öelda, kõik on ära räägitud, ma kutsun üles inimesi tulema ja hääletama. Siiski üks asi, proovisin üle täna hommikul elektroonilise hääletamine. Et täna siis kell 9 avati ka hääletamine elektrooniliselt ja võin kinnitada, et töötab, et ise tegin ära. Ja elektrooniliselt saab hääletada siis laupäevani. Aga elektroonilist häält on võimalik muuta veel pühapäeval pabersedeliga. Ehk kes on otsustanud, et ta teeb elektrooniliselt ja mõtleb veel pühapäeval ümber, et ei, ma siiski tahan ikkagi pabersedeliga hääletada ja kas ta siis hääletab sama kandidaadi poolt või mõne teise poolt, et see on tema enda valik, aga alati läheb arvesse pabersedel ja siis kustutatakse elektrooniline siis nii-öelda see valimislinnuke, nagu me nimetame nimekirjas, tehakse linnuke selle inimese taha, kes on hääletanud, et siis see elektrooniline hääl kustutatakse ja inimese pabersedel läheb arvesse. Tundub, et olen kõik ära rääkinud, nii et ootame kõiki Järva valla elanikke osalema Riigikogu valimistel. Aitäh!